kuna see ilm on eriti jama täna. Natukene on siin juba tehtud, aga täna teeme toas seal. Kuna see vana makk on ainult kassetikas ja ma kasutasin seda Roidmit. No see kvaliteet ei ole just väga hea. See oli telefoni hoidik. Siis tõstsin sellisest telefoniga siin. Sain kaugelt Hiinamaalt paki, midagi uut ja huvitavat. Eriti uhke. Midagi sellist. Vaatame, proovime selle vanasid välja lammutada. Kui huvitav asi tuli siit välja. Kuna see makk justkui on originaal, Honda märk peal. Originaalpistik, mis läheb korraks isopistikuteks. Põhimõtteliselt tagasi samasuguseks pistikuks. Siin on lausa hieroglüüfidega kirjad peal. See on nagu tehase variant siis, et korraks käivad asjad isopistikuks. Et saaks tehasest panna erinevaid makke. Aga miks nad siis kohe lihtsalt ei kasuta isopistikuid? Isopistik on siis see, kus on 2 värvi, üks on kõlarite jaoks ja kõik on ülejäänud voolu jaoks. No see, et siin olid nende vahepealsed isopistikud tegi elu 1000 korda lihtsamaks. Sest et ma ei pea mingeid juhtmeid ümber tõstma hakkama. Issand, see antenni vahe on küll väga lühik. Ahah, see käib nii videos. Et isopistikud valesti panna ei saa, sest need on erinevad ja on näha, et see klõps on rohkem siin poole ääres. Läheb keskel ja siin on rohkem siin poole ääres. Siis üks pistik läheb ühtes kohta, siis ei saa voolupistikut panna kõlarite pistikusse nii-öelda. Eriti uhke pilt. Mingi sahin juba käib. See peaks tegelikult Rock FM olema. Okei, ühesõnaga midagi mängib. Nii, ma panin siia patareid sisse. Töötabki. Sain natuke paremini paika. Sahtel siin all segab, aga kohe hakkaski mängima. Pole üldse paha heli, jah. Sükene ta on. Hiinast tellitud. Tundub, et toimib. Nii palju kui vaja on. Pult töötab ja. Aga vähemasti ei pea nüüd selle Roidmiga jamama. Eks paistab. Vaatame, kaua ta kestab.